Good morning world. Ma just ärkasin, tere tulemast. Ma ei ole siiamaani aru saanud, kas ma olen hommikuinimene või ma olen õhtuinimene. Nagu mul vaheldub. Suvel ma olin täiega hommikuinimene. Ma olin kell 8 hommikul krapsti üleval juba juuksis, on ju. Aga nüüd talvel ma ei ole üldse hommikuinimene. Ma ei tea, mulle ei meeldi. Ma ei ole ise ka aru saanud päris täpselt nagu. Tänane video on väike day in my life, mida ma teen päriselt väljaspool seda, kui ma ei striimi, ei tee YouTube'i videosid, mida ma kodus iga päev teen. Ma näen nii chopped hommikuti välja. Ma loodan, et see nagu, ma ei tea, ma pärast vaatan seda klippi, ma olen mingi god, palun, pane mingi blur enda näo peale või mingi pane kott pähe, mine teki alla või midagi. Ma nüüd üritan ennast natukene kokku võtta ja püsti tõusta siit voodist, aga sellega läheb natukene aega. Annake mulle mingi 5 minutit ja ma tõusen siit püsti ja lähme teeme midagi hommikust süüa. Iga kord, kui ma käin Tallinnas Sydney juures külas, siis iga hommik ta küsib, kas ma tahan kohvi või kas ma tahan midagi hommikust süüa. Ja ma ütlen kogu aeg jaa, sellepärast et ma tean, mis tuleb. Avokaado sai sriracha majoneesiga ja kaerapiimaga kohvi, mis on reaalselt mu favorite hommikusöök. See on mu parim osa iga kord, kui ma Tallinnas külas käin, see kui Sydney pakub hommikusööki. Sest et see on alati nii hea ja ma hakkasin seda ka kodus tegema. Kuigi ma iga kord seda ei tee, sest avokaado on kallis ja sriracha majonees, mida selle jaoks kasutada, on kallis. No see tegelikult ei ole kallis, see on mingi 4 euri ja see tegelikult kestab väga-väga kaua, seega see ei ole kallis. Iga kord, kui ma teen külmkapi lahti ja mul on nagu kõik asjad selle jaoks olemas, mul on nagu mingi sellest tuleb perfektne päev. Ja täna ma näitan teile ka seda Sydney salajast retsepti. Ma panin alguses saiad röösterisse ja sul läheb vaja avokaadot. See oli eile täiesti roheline, ma ei tea, mis sellega juhtus. Ehk siis avokaado, seesama sriracha majonees, mis on reaalselt nii hea, see on nii hea. Mina panen sinna peale fetajuustu, sest et ma lihtsalt olen in love fetajuustust. Ma nagu sööks fetajuustu niisama ära, okei, võib-olla mitte nii puhtalt. Ma olen reaalselt iga võimaliku toidu peale kunagi elus pannud fetajuustu. Ja siis ma panen kirstomateid, aga mitte ühtegi hommikut ma ei alusta ilma kohvita. Ma ei suuda, ma ei ärka üles, kui ma ei ole joonud nagu kohvi. Ja mul oli vahepeal nagu era, kus ma jõin ainult täiesti musta kohvi. Ma nagu nautisin tavalist musta kohvi, aga nüüd ma olen hakanud uuesti nagu piima lisama sinna kohvi sisse. Brekki tutorial. Pane mõlema saia peale avokaadot ja aja see lihtsalt laiali. Nagu I promise, see hommikusöök on taevalik. Ja also ma exposin, mida Sydney iga hommik sööb. Ma nagu tunnen, kuidas mul tuleb terveks päevaks energia sisse sellest kohvist. I need kohvi iga päev, iga hommik. Is this coffee addiction? I don't know. Vaadake, kui ilusad. I promise, need on nii head. See on see, et mida Angelina Jolie sööb hommikuks, et ta nii fantastiline välja näeb. Mida Sydney Thompson sööb hommikuks, mida te kõik peaksite sööma, et ta nii fantastiline välja Oh my god. Ma tunnen ennast nagu Ratatouille'st see hiir, kes nagu sööb mingit maasikat ja juust sööd, on mingi kõik maitsed segunevad. Raudselt keegi teeb seda pärast kodus järgi, sest on mingi, kuule, see oli nii rõve, mida sa ajad. Mul on jaanuarikuu üsna vaba, mul on iga aasta jaanuarikuu üsna vaba, sest mul pole kooli jaanuaris. Ma tahtsin tegelikult selle jaanuari jooksul reisile jõuda, aga no ürita ainult nagu plan group chatist välja saada, on ju. Täiesti võimatu. Kõik on tööl, kõik on busy, mitte keegi, mitte kellelegi kunagi mitte midagi ei sobi, mitte ükski kuupäev ei sobi. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen jaanuaris üksinda reisile. Ma olin peaaegu piletid ära ostnud, aga siis ma olin mingi, et I'm scared, ma ei tea, kas ma tahan. Ja ma ei ostnud neid. See oli nädal aega tagasi ja ma juba kahetsen. Mul on nagu mingi, miks ma ei ostnud, see nüüd on kallimaks läinud. Nagu majutus on nüüd nii kallis. Ma tahtsin Iirimaale minna. See on reaalselt asi, mida ma olen nii pikalt teha tahtnud. Üksinda reisile minna. See tundub nii fun, aga see on nii scary. Selle aasta goal, selle aasta plaan, mul on reaalselt üksinda reisile minna. Nagu ma tahan seda teha. I have to try it. Ja isegi kui see on kas või mingi longiga Riiga minemine. I'm gonna do it. Aga kuna täna on siuke suvaline kolmapäev, siis ega mul täna ka mitte midagi tegelikult teha ei ole. Ma peaks natuke tööd tegema. Ma tahaks trennis käia täna. Nagu ma olen üritanud nüüd 3 korda nädalas käia trennis. Ja üks põhjus, miks ma seda hommikusööki nüüd söön, on ka see, ma olen üritanud tervislikumalt toituda. Winter Arc 75 hard. Okei, ma tegin nalja, ma ei tee 75 hardi. That's crazy. Ma üritan nagu back in track saada ja see on ka päris hästi läinud. Ma oleks automaint filmiks seal autos videod nagu. Ma ei tee nalja. Ma otsustasin, et ma panen riidesse ja lihtsalt käin trennis ära, sest et kell on mingi 12 äkki ja kell sai just 12. Üks tipp, mida ma nägin TikTokis, mis päriselt ka nagu töötab, on see, et kes ei viitsi nagu trennis käia nagu mina, siis sa pead lihtsalt minema. Nagu sa pead lihtsalt, sa ei tohi mõelda sellest, et kas ma lähen või ma ei lähe, sest kui sa juba mõtled sellele, siis sa ei lähe. Nagu see on see minu reaalsus. Kui ma juba hakkan mõtlema, et kas minna või mitte, ma ei lähe. Aga ma lihtsalt pakkisin oma asjad kokku. Also, uues on nii ilus ilm, kuigi mega külm on. Let's do it, käime seal gymmis ära. Siis ma olen 2 korda see nädal juba käinud. Siis on 1 kord ainult vaja käia veel. Ja täna on kolmapäev. See aega on küll.
ma tulin nüüd Selverisse, sest ma mõtlesin, et mida ma endale lõunaks süüa teen peale trenni ja mul tuli meelde, ma tean ühte ülihead tortilla pitsa retsepti, mida ma kavatsen teile näidata ja ma ei ole seda ammu teinud ka, seega ma tulin Selverisse, ma ostsin endale tortillat ja Coca-Cola Zerot. Ma olen muidugi siin kuskil salfakata vahel praegu, sest ma ei tahtnud seal mingi lihaletis vlogima hakata. Ma olen veits anxious praegu siin poes ausalt öeldes vlogides. Igatahes lähme ostame need asjad ära, lähme koju ja teeme neid pizzasi. Me oleme jälle köögis. Kõik, kes tahavad minul kogu cooking videosid ja ma lubasin, et lõpuks millalgi peab ka tulema see successful cooking video, siis siin see on, sest ma olen päris kindel, et see tuleb mul välja, sest ma olen selles professionaal. Ma olen tortilla pitsade. Ma olen tortilla pitsade... Mis kuradi pitsade? Ma ei oska rääkida enam. Ma olen tortilla pitsade professionaal. Ma olen neid teinud väga palju. Ma lõikasin endale kanafileed ja mulle meeldib kasutada nende peale paprika ja kana maitseaine Mehhiko pärane maitseaineid. Sest minu meelest need on nagu üli head. Mida sa esmalt tegema pead, on praadima oma kana ära. Ja nende tortilla põhjade peale me paneme tomati, pastat. Siis ma panen selle kana loomulikult, mida me praeme. Ja järgmisena riivjuust. Siis loomulikult pitsa maitseaine, spinatit. Okei, spinat on optional. Ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib spinatit panna ja see on natuke rohelist ka, siis ma tunnen ennast eriti healthilt, kui ma seda söön. Kui te ei maitse spinat, ära pane spinatit. Ja mida ma veel panen, on feta juust, sest ma rääkisin, I love feta juust. Kui ma selle ahjust välja võtan, ma olen proovinud erinevaid mingisuguseid hot sauce sinna peale panna ja ma ilmselt täna panen seda srirachat. Mul on tegelikult ühte teist ka, aga ma ilmselt nagu panen srirachat sinna peale, nagu ma panin ka oma võileivadele. Gordon Ramsay. Tunnen ennast iga kord seda pizzat ees, nagu ma mängiks seda Papas Pizzeria pizzamängu, vaata. See täpselt läheb see nagu tomat siia niimoodi peale, siis sa ajad selle nagu laiali. Italiano. Tegelikult ma ei tea, kas itaallased seda prooviksid mingit tortilla pizzat, see tundus nagu veits insane. Alati, kui ma teistele ütlen, et ma teen siin rahulikult tortilla pizza, siis on mingi, mis asja, see see veel on. Ma laotasin selle kana siia tortilla põhjal ära. Feta juustu panek on alati hästi messi, sest see jääb sõrmede külge kinni. Ülivastik on feta juustu lõigata. Okei, ma panen natukene veel siia seda feta juustu. Ma ei tea, mulle meeldib, kui ma iga lampsul tunnen feta juustu. Siis sa paned seda spinatit, on ju. Trust me, pane seda spinatit nagu hunnik, sest et see spinat tõmbub väga kokku. See tõmbab väga kokku. Sul ei olegi praktiliselt peale seda ahjuskäiku enam siin mitte midagi peal, nagu sa ei näe isegi. Need tõmbavad nii skinniks ära. Riivjuust! Kõige peale. Sellised on meie tortilla pitsad. Ma lasen neil olla siin mingi 10 minutit. Ma ei olegi kindel. Ma lihtsalt vaatan, et see juust suleks ära. Muu ei olegi nagu oluline. Kana on niikuinii küps. Palun öelge, et need ei näe välja kõige paremad tortilla pitsad, mis te alles näinud olete. Okei, lagunevad. Väga palju lagunevad. Fantastiline. Kui te arvate selle video põhjal, et ma söön iga päev nii hästi, et mul on kogu aeg mingid avokado, tortilla, pitsad, mingisugused riis ja kana, ei ole. Täna on lihtsalt mu ideaalne päev, nagu ma sooviks toituda. Tegelikult nii hea ei ole. Ausalt, ma unustasin siia enne pitsa maitseainet peale panna. Seega ma lisasin seda hiljem, mis ma panin seda srirachat ka siia peale. Ma isegi ei tea, kus ma selle nagu retsepti sain. Ma ei mäleta, kas ma sain selle kuskilt TikTokist või ma mõtlesin selle ise välja. Ma nagu tahaks loota, et äkki ma olin nii tark ja ma mõtlesin selle ise välja, sest ma ei mäleta, et ma oleks mingit pitsa TikToki näinud. Äkki ma tõesti mõtlesin selle ise välja. Peaks tegelikult tööd tegema. Natuke ma probably teen seda. Ma olen siin mingi lulli löönud kella 3 päeval, kella mingi 3 päeval praegu. Ja mul on üks goal veel, mida ma iga päev üritan täita, on 10 000 sammu. Ja sellega on läinud päris hästi. Isegi eile, kui ma streamisin, ma panin streami kell 9 kinni, ma läksin õue, ma tulin kell 12 öösel õuest ära. Ja ma sain oma sammud täis. I'm taking this very seriously. Isegi kui ma välja ei viitsi minna, sest praegu on suht külmad ilmad, siis ma lihtsalt kõnnin toas edasi-tagasi ringi, nagu loll. Ma käisin üks päev sõbrannal külas ja siis ma hakkasin lihtsalt random neid elutoas kõndima, sest oli mingi mida sa teed. Ma olin mingi, ei, mul on sammud vaja, mul on 5000 sammu veel vaja teha, kell oli mingi 10 õhtul. Siis ta oli mingi, kuule, sa ajad mul pea ringi käima istuma. Please guys, proovige need pitsasi. Mega bängel. Teate, ma ütlen teile ausalt, ega ma täna mitte midagi muud rohkem ei teegi. On kätte jõudnud mul lemmik osa päevast, mis on õhtu ja hakkan filmi vaatama. Ma olen TikTokis näinud, et osad inimesed teevad see aasta siukest challenge'it, et 375, ma ei tea, kuidas see challenge'it nimetatakse, 375 päeva challenge, kus nad vaatavad iga päev ühe filmi ära ja alguses ma olin mingi davai, let's do it. I love movies, mulle meeldib väga käia kinos. Ma reaalselt olen vist nagu mingi, ma ei ole ainuke, aga inimesed ei käi väga kinos ja ainult minu sõprusringkond käib nagu vahepeal kinos. Teised ei käi absoluutselt kinos, nagu mitte keegi ei käi kinos. Kõik on mingi, miks ma peaksin kinno minema, kui ma saan tasuta netis filme vaadata. True, aga mulle meeldib see kino experience. Ma alguses olin ülihype, et davai, teen ka selle challenge ära iga päev üks film. Mul ei ole seda energiat, mul ei ole seda aega, mul ei ole seda energiat, et iga päev istuda 2 tundi ja mingit filmi vaadata.
seega ma teen nagu lihtsalt challenge, et ma vaatan natukene rohkem filme. Also, kui kellelgi on Letterboxd, kui keegi teab, mis asi see on, siis ma just hiljuti tegin endale selle, ma panen siia oma kasutajanime, võite minna mind follow da, see on siuke äpp, kus sa review'id filme, kui sa oled filmi ära vaadanud, siis sa paned nagu 5 tärni skaalal, kuidas sulle see film meeldis, sa saad mingi kommentaari jätta. Tundus huvitav, ma tõmbasin selle endale, ma hakkasin mingit filme review, ma ei ole mitte mingisugune filmikriitik. Ma vaatasin üks päev just filmi Aftersun, mis on nagu nii kurb film, et ma nagu nutsin peale filmi. Mind on väga raske saada nutma, nagu filmid ei aja mind väga nutma, seal võib olla ükskõik kui kurb stseen ja see ei aja mind nutma, aga kui filmil on mingisugune deeper meaning, nagu Aftersun on täpselt siukene film, mis on hästi siuke slow, seal ei toimu tegelikult väga mitte midagi, aga kui sa saad aru selle nagu tähendusest, siis see on nagu mega kurb. Igatahes ma reitisin selle 5 tärni 5 Letterboxis ja kes on varasemaid videoid mul ka vaadanud, siis teavad, et mulle väga meeldivad õudusfilmid. Ilmselt 100% filmidest või 99% filmidest, mis ma eelmine aasta vaatasin, olid kõik õudusfilmid. Mulle meeldivad just psühholoogilised õudusfilmid, mitte see, et mingisugune ghost hüppab ette, mingi jump scares, vaid just see, mis on nagu mingi, kuidas sa seletad psühholoogiline õudusfilm, millel on ka nagu deeper meaning või nagu millel on ka mingi, mis on nagu psühholoogiliselt õudne. Ma ei oska muud moodi seletada, I'm not good with words, ma ei ole hea explain imises. Kui teil on mingisuguseid soovitusi, võite mulle alla soovitada mingisuguseid filme ja ärge neid basic uid soovitage, kui te hakkate soovitama mingit Conjuringut või mingit Annabelle ja neid, ma olen kõike näinud. Seega soovitage neid õudusfilme, mis on nagu popularity on nagu low, aga filmi kvaliteet on nagu hea. Kui mulle meeldib, siis ehk näete Letterboxis mu review'i hiljem. Igatahes ma vist otsin mingi filmi ja vaatan mingit filmi. Aitäh, et te vaatasite seda videot, ma loodan, et teil oli huvitav vaadata mu päeva, kuigi ma väga midagi muud ei teinud peale selle, kui reaalselt tegin süüa ja käisin trennis, aga see on mu tavaline päev, see on see, mis ma iga päev teen. Ma loodan, et teile meeldis ja näeme järgmine nädal uue videoga, tulge mu streamidesse, vaadake mu streame, see you there, like and subscribe. Ma lähen peagi magama, kui ma olen filmi ära vaadanud, okei, kellele ma valetan, ma ei lähe magama kell 10 õhtul, probably vaatan filmi ära ja istun TikTokis. Näeme järgmises videos. Tšau!